Austatud Riigikogu liikmed ja vallavalitsus, lugupeetud külalised. Alustame istungiga. Tänane päevakord on teile meile saadetud. Päevakorra projektis on 9 punkti. On tulnud ka paar päevakorra muudatusettepanekut, aga nendest hiljem. On esmalt ette päevakorra projekti ning seejärel siis mainitud muudatusettepanekud. Esimene päevakorra punkt on määruse eelnõu arengukava 2022–2030 ja eelarvestrateegia. Teiseks määruse eelnõu Tartu valla omandis olevatele eluruumidele üüripiirmäära kehtestamiseks. Kolmandaks määruse eelnõu hariduse fondi moodustamise ja fondist toetuste andmise korra osas. Neljandaks otsuse eelnõu ostueelõiguse kasutamisest loobumine ja seal käib jutt rannaste kinnistust. Viiendaks päevakorrapunktiks otsuse eelnõu nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks Otsvara Kaasiku ja kuuendaks otsuse eelnõu vallavara omandamine eraala Kaasiteel. Seitsmendaks punktiks eelarve projektis seisab otsuse eelnõu volituste andmine hanke korraldamiseks ja kaheksandaks punktiks otsuse eelnõu volituste andmine läbirääkimiste pidamiseks. Üheksandaks punktiks tavapäraselt nagu ikka informatsioon, kohapeal küsimused ja vabadele. Nüüd muudatusettepanekutest. Muudatusettepanekuid on 2. Üks nendest puudutab siis päevakorra projekti punkti number 5, otsuse eelnõu ja nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks Otsvara ja Kaasiku. Siin on teinud siis vallavalitsus omapoolse ettepaneku ja võtab eelnõu volikogu istungi päevakorrast tagasi. Teine muudatusettepanek puudutab aga otsuse eelnõu number 8, mis on siis volituste andmine läbirääkimiste pidamiseks. Selle muudatusettepaneku on teinud volikogu liige härra Martin Teda ja tema põhjendus muudatusettepanekuks kõlab järgmiselt. Eelnõud ei esitata ühtegi uut põhjendust, mille tõttu peaks volikogu samas asjas tegema uue otsuse. Volikogu otsustas eelmisel istungil omandada vahi 63 kinnistu kas ette antud hinnaga või oksjoni piirmäära hinnaga. Oksjoni tulemus jäi antud piiridesse. Vallavolikogu otsused on järjepidevad ning hea menetlustava kohaselt ei otsustata sama asja uuesti, kui ei ole esitatud uusi põhjendusi. Samuti esitati punkt 8 eelnõu peale komisjonide toimumist. See, ma saan aru, kuivõrd 8. otsuse eelnõu punkt meil päevakorras ätkeb meie siis kinnistu ostu plaani, millest me eelmisel volikogu istungil rääkisime. Arutasime selle võimaliku hinna üle, siis milline on vallavalitsuse kommentaar antud ettepaneku osas ja arvesse võttes siis volikogu liige härra Martin Telaku ettepanekut teemat mitte arutada. Eelnõu on tekkinud majanduskomisjonis, kuivõrd majanduskomisjon arutas oksjoni tulemusi. Olime oksjoni ainuke pakkuja ja selles mõttes on komisjoni ettepanek loogiline, et katsuda saada ta allhinnaga läbirääkimistega. Seda garantiid, et mida kätte saame allhinnaga, ei ole võimalik. Ja juhul kui me saame, siis meie võit on üle 100 000 €. Aitäh. Ettepanek oleks panna mõlemad muudatusettepanekud hääletusele ja esitame hääletusele esimese muudatusettepaneku ehk siis
otsuse eelnõu päevakorrapunkt number 5 siis täna arutlust välja jätmiseks, tegemist siis nõusoleku andmisega kinnisvara võõrandamiseks Otslava gaasiku. Kes on selle päevakorrapunkti eemaldamise poolt, andke sellest märk. kõik poolt. Aitäh, vastu erapooletuid ei olnud. Ning päevakorrapunkt number 8 osas esitatud muudatusettepanek siis volituste andmise ja volituste andmiseks läbirääkimiste pidamiseks. Kes on selle muudatusettepaneku vastuvõtmise poolt, et päevakorra projektis punkt number 8 eemaldada? Andke sellest käe märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 on poolt, kes on vastu? 1 on vastu. Ja kes on erapooletud? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sellisel juhul päevakorrast eemaldada. Nii, päevakord siis ettepanek kinnitada järgmiselt. Jääb meil alles punkte täpselt 7 ehk siis määruse eelnõu, arengukava 2022–2023, eelarvestrateegia, teiseks määruse eelnõu Tartu valla omandis olevatele eluruumidele üüripiirmäära kehtestamiseks, kolmas punkt määruse eelnõu, heahariduse fondi moodustamine ja fondist toetustamise kord, neljandaks otsuse eelnõu koostööleiduse kasutamisest loobumiseks, viiendaks otsuse eelnõu vallavara omandamine, eralabaasi tee, kuuendaks otsuse eelnõu volituste andmine hanke korraldamiseks ja seitsmendaks informatsioonid ja kohapeal arutatud küsimused, sealhulgas vaba arutelu. Austatud volikogu, kes on selle poolt, et päevakord niisuguses vormis kinnitada? Koha peal kõik poolt. Ja veebis ka poolt. Päevakord kinnitatud. Selleks siis määruse eelnõu, arengukava 2022–2030 ja eelarvestrateegia. Ettekandjaks vallavanem Jana Laur, arvamusnõunik Tõnis Tõnissoo, eelarvenõunik Elle Kaljumaa. Hea volikogu, mina teen väikese sissejuhatuse, sest suure töö tegijad tegelikult räägivad detailsemalt ja on tegelikult komisjonides neid arutelusid ka pidanud koos teiega. Lisaks ka 11 kokkusaamist siis erinevates meie asulates, külades Alevik ja Alevis ja ka temaatilised töörühmad. Et see töö on olnud intensiivne ja omajagu inimesi ja töötunde hõlmanud. Kindlasti ei ole saabunud või saavutatud tulemus täiuslik, sest õnneks ei saa ükski valla arengukava ammugi eelarvestrateegia olla täiuslik, sest elu on muutumisest. Küll aga on see olnud meie jaoks üks selline test just selles osas, et kui me sõnastame endale mingid sihid ja arengukava just neid sõnastab, siis teistpidi on seal ka selline lühiajalisem plaan, mis on siis see 4 aasta eelarvestrateegia. Ja see on siis selline test, et kui palju sellest kavandatust ja millisel viisil me saame ellu viia. Meie ettevõetav tegevuskava on ju üpriski ambitsioonikas. Ehk kui me mõtleme neidki objekte, mis on selle eelarvestrateegia perioodis, mitte neid, mis on selles arengukavas,
siis me tegelikult kavandame järgmise 4 aasta jooksul umbes 42 miljoni euro investeerimist. Ja saame seda teha siis 24 miljoni ulatuses oma rahadest, oma tulemist ja peame võtma siis peaaegu 18 miljonit laenu. Ja selles mõttes on tegu väga sellise suure ambitsiooniga. See on võetud täna eeldusel, et need tingimused, mida me oskame ette näha ja arvestada, saavad olema sellised, nagu me täna neid suutsime prognoosida. Ei pruugi nii minna, elu teeb omad korrektiivid. Ja kui need korrektiivid tulevad, siis ma pigem näen, et need tulevad selle elluviimise tempo, mitte selle kogumi osas. Sest et endiselt see rõhk, mis meil on ju haridusel. Me räägime lasteaiakohtade juurde loomisest, me räägime Lähteühisgümnaasiumi uuest õppehoonest, me räägime tegelikult ka täiesti uuest Raadi hariduskeskusest. Lisaks ka mõned väga pikalt oodatud taristu projektid, olgu selleks siis laeva Valmase kergliiklustee või Põhja-Puiestee ja muuseumide läbimurre Pärnu. Nii et kindlasti on mõistetav võib-olla see küsimärk, et kas meil on mõtet planeerida oma laenukoormust sellisele tasemele, sest see on perioodi lõpuks peaaegu 93%. Et oludes, kus täna näeme, et kõik, mis on tehtud hästi ja laenud on selles mõttes võetud hästi, et inflatsioonilises keskkonnas tegelikult see tagasimakstav raha, selle eest saab vähem kui sellel hetkel, kui sa seda laenu võtsid. Ehk vallavalitsusele tundub ja komisjonides jäi ikkagi kõlama mõte, et selle ettevõetu maksimaalne rakendamine lähiajal on mõistlik. Ka sellise hinnaga, et laenupoolel on üpriski kõrge. Aga siinkohal mina annakski sõnajärje oma headele kolleegidele. Volikogu. Oleme juba kaks volikogu ringi arengukava asja rääkinud. Nüüd tänaseks on siis nii-öelda lõplik versioon teie lauale jõudnud. Natukene eelloona tänasele see, et hommikust siiani istusin Euroopa Liidu struktuurifonde ja nende meetmeid tutvustava infoseminaril ja sain seal teadmised või arengukava on väga õige ja pöörab tähelepanu täpselt nendele asjadele, millele pööravad tähelepanu erinevad struktuurifondide meetmed, mis tänasest päevast seal, kuigi ei jõudnud küll päris lõpuni olla, olid sellised üldised või peamised märksõnad oli just nutikus, sealhulgas siis erinevate digilahenduste arendamine, liikuvus, meie jaoks siis rõhk kergliiklusel või jala ja jalgrattaga liikumisel ja siis ringmajandus või keskkonnasääst, just nimelt ringmajanduse teema. Aga jah, nagu te ei jõudnud arengukava tekst näitabki, me oleme jaganud valdkonnad, millega vallas tegeleda tuleb, kuigi vallas tuleb tegeleda põhimõtteliselt kõigega, kes me oleme jaganud püüdnud koondada kuude peatükki, nutikas tartuvalt haridus- ja ettevõtluse teema, terve tartuvalt sotsiaalhoolekande, turvalisuse ja tervishoiu teemad, roheline tartuvalt keskkonnasäästu teemad ja keskkonnateemad, kliimateemad, targalt planeeritud tartuvalt, mis siis erinevaid taristu asju käsitleb, kõned tartuvalt kultuuri ja kogukonna teemad ja kaasav tartuvalt siis selline valla juhtimise teemad. Ja lisaks siis on veel selline lisapeatükk, mis puudutab Piirissaart, seetõttu, et püsiasutuse ja väikesaarte seadus soovib, et
tegevusvaldkondade kaupa ja teiseks lisaks on siis eelarvestrateegia. Ja sisu poolest tuli hariduskomisjonilt ettepanek muuta tegevuse kiusamisvaba kooli keskkonna arendamise teema juhtimise, kooli juhtimise valdkonnast siis kooli keskkonna valdkonna alla ja teise ettepanekuna tuli see sisse siis keskhariduse võimaluste toetamine raadipiirkonnas arengast välja. Need on eraldi markeeritud selles tekstis ka. Me oleme sisuliselt komisjonides ja erinevates kohtades koha peal seda arengukava käsitlenud. Ma arvan, et me siinkohal detailsemalt sellele ei peatuda. Kui on selle arengukava teksti osas mingeid küsimusi, siis hea meelega vastan. Helle vast räägib täpsemalt siis eelarvestrateegiast. Volikogu, kelle küsimusi? Mitte kellegi. Palun jälle. Tere, volikogu. Ma olen strateegias, mis peaks selle arengukava, mis on väga hästi kirjutatud, panema andmesse. Kõigepealt oluline oleks aru saada, millest need kulud koosnevad. Järgmise selle eelarvestrateegia perioodil on arvestatud tulumaksu kasvu protsendiks keskmiselt oli 12%. Põhiliselt valla tulud tulevad maksutulud tulevad tulumaksust. Kulutused on jaotunud, põhikulutused on toetused, personalikulud ja majanduskulud. Toetused on sellised, mis võivad varieeruda aastast aastale, aga kindlasti kulud on personalikulud ja majanduskulud. Selle eelarvestrateegias on personalikulude kasv pandud 6–7% ja sama suur ka majanduskulude kasv. Selleks, et investeerimisobjektid, mis siin eelarvestrateegias kirjas on, jagatud nende 4 aasta peale ellu viia, on siis tabelisse lisatud ka vaja minev laenu suurus. Laenu tagasimaksed on arvestatud laenu võtmisele järgneva aasta algusest ja selles tabelis on arvestatud ka Euribori tõusuga 2023. aastaks 8%. Eelarvestrateegia on praegu koostatud tänasel päeval teadaolevate andmete põhjal. Austatud volikogu liikmed, teame neile küsimusi. Palun, Martin. Kas võib juhtuda, et see 112 lisa, et see peaks olema teine fail, mitte Exceli tabel? See on Rahandusministeeriumi valmikudele, tuleb edastada Rahandusministeeriumist. Aga komisjonidele välja saadeti 2 failit, oli neil eelarvestrateegia ja teine oli siis tabel kommentaar.
Küsimusi palun? Tundub küsimusi ei ole. Jälle. Kuulame komisjoni ka. Kuivõrd tegemist on arutelu, mis on tegemist kõikidest komisjonist, siis alustame algusest. Siis koolime kultuurikomisjoni. Jah, aitäh, et arutelusid on olnud palju ja kultuurikomisjoni või kogukonna kultuurikomisjoni kõik liikmed on osalenud ka erinevatel väiksematel nendel Alevike ja küla koosolekutel. Et seesama lause, mis vallavanem esimesena ütles, et hea on see, et me volikogu liikmetena komisjonides osalenutena saame igal aastal teha ka korrektiive, parandusi ja sest kõike soove nii või naa täita ei saa, mis ka seal koosolekutel üles kerkis. Et komisjon leidis, et see praegusel kujul, nii nagu eelnõusse on ka pandud, et seda me toetame, aga jätame endale kõrva taha teatud niisugused oma soovid, mida võib-olla järgnevatel aastatel püüame ka kergelt läbi suruda. Aitäh! Aitäh, Aune! Mida arvab hariduskomisjon? Jah, hariduskomisjon arutas ja menetles ja tegi paar parandusettepanekut, mida Tõnis ka kirjeldas. Ja üldiselt komisjon toetab eelnõu. 2 komisjoni liiget olid küll erapooletud. Aitäh! Sotsiaalkomisjon? Sotsiaalkomisjon üldiselt toetab eelnõu, aga oli ka üks erapooletu. Jätame ikka juhtivkomisjoni viimaseks, et ma teen arengukomisjoni siis enne. Kuivõrd see on nii ja naa, et arengukava on ikkagi ühtepidi väga palju arenguteema, tõsi, eelarvestrateegia just rohkem majanduse poole peale, aga siiski entusiasm ja initsiatiiv. Arengukomisjonilt siis igatahes teeb olema snapile. Jah, protsess oli pikk. Sel korral eelarve arengukava koostaja proovis kasutada natuke uuenduslikke viise selle arengukava tutvustamiseks, arengukava siis nende visioonide tutvustamiseks interaktiivsemas vormis, mis oli hästi tänuväärne ja jõudis lihtsustatud kujul võib-olla isegi palju paremini kohale inimestele. Teisalt jäi sealt esialgu nagu tahaplaanile siis probleemide käsitlus, mille me siis komisjonis tähelepanu juhtisime, mis on nüüd ennast sisse saanud. Üldiselt on meie arengukava hästi selge, et kui me seda loeme, siis sellises vallas tahaks ainult meil elada, vaid arvan kõik. Suurem küsimus saab jah olema selles, et kui hästi või halvasti me jõuame neid püstitatud eesmärke täita. Komisjonis arutati, nagu öeldud, mitmel korral. Mina isiklikult võtsin osa nii regioonides kohtumistest elanikega kui ka siis kokkuvõtva koosolekul ja pean ütlema, et
Tõnis on teinud ära hea töö. Küll aga tahaksin edaspidiseks teha ettepaneku, millega võib-olla arengukomisjon tuleb ka volikokku, et täiendada seda arengukava loomise protsessi selliselt, et kogu raskus ainult siis ühel spetsialistil ei oleks, vaid kogu arendus ja arenguosakond saaks seal kaasa lüüa. Komisjon toetab eelnõu. Aitäh, Martin! Enne kui majanduskomisjoni arvamust küsime, teeme kõike aga teise ots, küsime, mida arvab sellest revisjonikomisjon. Aitäh! Et revisjonikomisjonile andis ka volikogu esimees ülesande selle teemaga tegeleda ja seda natuke vaagisime seal ja vaatasime niisuguse hästi suures plaanis, et põhimõtteliselt tekstilise osaga olid kõik päri, et nii nagu siin eelkõneleja rääkis, et ongi selline peaaegu ideaalmaastik, kus siis kõik tahaks ja võiks elada ja töötada ja õppida. Aga kui sellist suures plaanis vaatasime, siis me vaatasime seda numbrilist osa ja mõned tähelepanekud, mida me siis mille üle me mõtisklesime, oli see, et number 1, et me oleme siin Rahandusministeeriumi võlgade topis seal esimeses otsas, esimese 3 osas, et siin aasta algusega meil oli 67,1% laenu. Et kui me siit seda oma eelarvestrateegiat vaatame, siis meil siis selle perioodi jooksul tulud peaks 10 miljoni võrra suurenema, aga laenud suurenevad 17 miljoni ulatuses, et see läheneb seal tõesti, nagu siin enne oli, et kui valla eelarvet vaadatakse 97%-ni, et siin tekib nüüd see küsimus, et kas seda laenude teenindamine on meile selline kerge või raske, et nii nagu siin ka Eesti Panga prognoos ütleb, et laenuprotsendid võivad tõusta siin 2–3%-ni, et see juba eeldaks siis lõppperioodil siin juba 700–800 000-lise laeni teenindamise summasid aastas, et seda peaks nagu kriitiliselt kindlasti vaatama. Ja põhitegevuse tulud meil suurenevad 10%, aga personalikulud, millest ka enne juttu on, suurenevad meil ainult siin 6% ulatuses, aga kuna me teame, et personalikulude osakaal kogu eelarvest on siin 57–60%, et siis meie komisjon arvas ikkagi, et kui me eelarvet teeme, et võiks mõelda seda, et personalikulud meil võiks ikkagi tõusta ka sinna 10 poole, kui tulud tõusevad 10%, siis personal, arvestades ka seda, et õpetajate palkadest on isegi täna räägitud 20%, et see personalikulu meil nagu oli selline teema, mis oli, sest kui me vaatame numbriliselt, siis on praegu planeeritud personalikulu tõsta ainult umbes 800 000, eks ole, aga laenu plaanime tunduvalt rohkem võtta, et need on need teemad. Ja 2 sellist teemat, mida siis komisjonis veel nagu tõstetati, oli see, et eelarvestrateegias lähteühisgümnaasiumi renoveerimisega seotud kulud, et meil komisjonis nagu jõuti arusaamisele, et tõenäoliselt lõplikku projekti ei ole, aga seda öeldakse ilupilti, mida on näidatud, et seda vaadates ja numbrid ritta pannes, et tõenäoliselt need numbrid võivad nagu suuremad olla. Ja teine selline number, mis nagu tekitas küsimusi, oli see, et kui me eelmine aasta tegime ERMi tänava projekti, mis läks maksma 329 000 eurot ja siis oli jutuks, et tuleb meil panna omaosalus sinna 400 000, et siis on linnaliste piirkondade rahadest võiks seda raha tulla, et seda nagu sellepärast oli vaja, siis me täna vaatame strateegias, et meil on 400 000 küll, aga oma osalust ja ei ole kuskil näha, et meil võiks võõrast raha tulla. Kas see on nüüd mõistlik? Projekt läks maksma 329 000 ja investeerime nüüd lähitulevikus siis 400 000. Aitäh! Ja mis üldine seisukoht oli, et igaüks, kes komisjonis osales, hääletab ja toetab eelnõud või arengukava siis oma südametunnistuse järgi. Aitäh! Aitäh ülevaate eest, Aivar! Palun, majanduskomisjoni üle siin järg, palun!
eelkõnelejate poolt on väga palju ära öeldud, et mis ka meie komisjonis arutusel oli. Lühidalt kokkuvõttes võib-olla nendest numbritest rääkides, siis ka meil on arvamus, et tegelikkuses kõik tabelid, mis on tehtud mahude raamidesse, aga olukorda, mis meie ümber praegu toimub, siis kõik see on spekulatiivne. Tegelikkuses ei tea, et seoses sõjaga, milline energiakandja hind võib kujuneda, milliseks kujunevad ehitushinnad ja rõõm oleks see, kui kõik odavamaks läheks, aga tavapärane juhtub ikka see, et kõik kallineb ja siis ilmselt me peame oma plaanides korrektiive tegema. Meie laenuvõimekus hetkel on väga hea, see, mida seal tabelis jõuab ühel hetkel kokku valla peale, kus on arvestatud valla ettevõtteid 93%. Jah, aga see ongi vist tegelikkuses see piir, kus me toimetada võiksime, et üle 100% seda lasta ei tohi. Ja kindlasti peame jälgima seda, et meie kulutused ei läheks nii suureks, et me ei saaks seda 100% laenuvõimekust kasutada. Küsimusi ettekandjatelt saime korrektseid vastuseid ja hääletasime selle eelnõu poolt komisjonis. Üks komisjoni liige jäi ka erapoolt. Aitäh majanduskomisjonile. Palavanemana on sõnum püsti. Lõppsõna. Palun. Tegelikult natuke tahaks seda lõppsõna lihtsalt kasutada selleks, et veel kord neid numbreid ja tõepoolest ka neid proportsioone, millele siin Aivar või siis revisjonikomisjon viitasid, selgitada, et kui me räägime üheaastasest tulude mahu kasvust 10 miljonit, siis me tegelikult räägime, et meie 4 aasta eelarve tulude maht on 127 793 400 eurot selle prognoosi järgi, mis meil täna on. Meie põhitegevuse kulud nende 4 aasta jooksul on 103 406 400 eurot. Ehk nüüd see vahepealne põhitegevuse tulem 24 387 000 on nüüd see põhiline osa, millest me saame neid investeeringuid ette võtta, mis meil plaanis on. Ja tõepoolest, ega põhitegevuse kulud ilmselt on meil seda inflatsioonilist keskkonda arvestades arvestatud alla. Ehk me ei teadnud sellel hetkel, kui see eelnõu välja läks, et õpetajate palgatõus riigi poolt tuleb otsustatult 24%. Ja sellega me peame nagu kaasa minema. Et mis see tähendab? See tähendab seda, et see 24 miljonit ja väiksemaks, mis meil on kasutada siis oma põhitegevusest ülejäägina investeeringute finantseerimiseks. Ja see põhimõtteliselt tähendabki seda, et me peame selleks, et neid investeeringuid tegema neid pikema aja vältel või kaasama raha. Ja raha kaasamiseks on siis tõesti võimalik see 17 või peaaegu 18 miljonit, mis on täna nagu arvestatud sisse laenusid 4 aasta perioodi peale või siis täiendavad sihtfinantseeringut, mida me ei ole siia huupi täna nagu juurde kirjutanud. Et see Ermi tänava näide oli selles mõttes hea näide, et Ermi tänava projekteerimine lõpeb järgmise aasta alguses, tõepoolest, siis on see projekteerimisosa nii-öelda valmis. Ja see 400 000,
mis meil on täna kajastatud eelarvestrateegias, on see nii-öelda see, mis on meie plaan nii-öelda omafinantseeringuna katta. Nüüd seda teist osa ei ole me siia sisse kirjutanud, sest meil ei ole seda täna. Aga kui me kirjutaks siia sisse ka seda omafinantseeringut, oleks meil hiljem seda objekti nagu väga keeruline kaasfinantseerida, kui need meetmed avanevad. Ehk siin on veel objekte, investeeringuobjekte, mille puhul me ei ole võtnud nii-öelda hüpoteetilisi kaasfinantseeringut ehku peale sisse. Oleme võtnud need, mille suhtes on mingisugune selgus või kindlus. Ehk ühelt poolt tõesti risk on see, et põhitegevuse tulem on meil väiksem 4 aasta peale, sest et tuleb rohkem palgatõusuga kaasa minna ja muude kulude tõusuga. Ja see tõehetk, ma arvan, kõige keerulisem aasta saabki järgmine aasta olema, kui me järgmise aasta eelarvet kinnitame. Ja teiselt poolt on see, et valdav osa neid toetusmeetmeid alles hakkavad avanema. Ja selles mõttes juba järgmisel suvel nii-öelda seda eelarvestrateegiat tehes on meil ilmselt palju rohkem teavet selle kohta, et millist raha me saame kaasa võtta. Täna minu meelest volikogu jaoks ja vallavalitsuse jaoks on see põhiväärtus selle dokumendil see, et me ütleme ära, mis me tahame teha ja ütleme ära ka, mis järjekorras me tahame teha. See annab nagu selge signaali vallavalitsusele ettevalmistustööde tegemiseks ja teiselt poolt ka nendele inimestele, kes toimetavad näiteks Kabivere lasteaias, Lähte ühisgümnaasiumis või kuskil 3. kohas, et nad saavad aru, kus nad nii-öelda vallaplaanides on. Et selles mõttes ühelt poolt kriitikaga nõustudes, aga teiselt poolt ka ausalt öeldes, et see on teadlik nii-öelda valik on selliselt koostada. Soovin tänada kõiki volikogu liikmeid, kes on panustanud oma isiklikku aega ja energiat hästi palju sellesse protsessi. Et ilma teie panuseta ei oleks see poolt nii lõpusalt, aga kindlasti nii, et aitäh! Aitäh vallavanemale Lõpsõna eest. Nii siis on nagu on. Komisjon on rääkinud, ettekandjad on rääkinud. Lõpsõna on öeldud. Austatud volikogu, meie asi on hääletada. Nagu numbrite puhul ikka on, tuleb aru saada sellest, et numbrid on alati õiged. Ja samamoodi tuleb aru saada sellest, et nad on õiged selles ühes õiges ajahetkes, kus nad on ette võetud ja nende kallal tööd tehtud ja kirja pandud. Otsustamisega on paraku sedapuhku niimoodi, et otsus tuleb meil teha samamoodi nende teadmistega, mis meil täna on ja mitte millegile muule tuginedes kui neile teadmistele, mis meil on täna ja sellel ajal, mis meil on täna. Kõige halvem, mis me teha saame, on jätta otsustamata. Sellega me läheksime vastuollu juba põhiseadusega, mis on lihtne. Kas liigu edasi või hävi. Austatud volikogu liikmed, kes on selle poolt, et see niisugusel kujul kinnitada. Palun andke sellest märk. Kaheksateist on koha peal poolt. Kes on vastu? Midagi. Ja kes on erapooletud? Koha peal on 2 erapooletut ja veebis on 1. Suur aitäh. Otsus on vastu võetud ja meie liigume edasi järgmise milleks on Tartu vallavara analüüs olevatele eluruumidele üüripiirmäära kehtestamine. Siin on ettekandjaks majanduse juhataja, palun. Aitäh. Tartu valla omandis on päris mitmeid eluruume ja enamus nende eluruumide üürile andmine käib sotsiaalhoolekandes ja abi andmise korras. Ja siis on asi lihtne ja meil on teada, kuidas me selle toimetame. Kui nüüd on vaja anda
üürile eluruumi inimesele, kes ei vaja sotsiaalabi. Et kui seda teha saaks, siis peab volikogu esimese asjana kehtestama eluruumidele piirhinna. Ja üüri piirmäära kohta siis meie ettepanek oli 3 eurot eluruumi igalt ruutmeetrit, aga komisjonidelt on siis tulnud siin ettepanekuid sotsiaalkomisjonilt, et see võiks olla 4 eurot ja majanduskomisjonilt, et see võiks olla 5 eurot. Kui see piirmäär saab kehtestatud, siis see ei tähenda seda, et me hakkame just konkreetselt selle numbri või selle summaga neid eluruume üürile andma, vaid korterid on meil erinevates piirkondades, erinevates seisukordades, et siis igal konkreetsel juhtumil tegelikult teeb vallavalitsus siis selle otsuse, et kas see antakse hinnaga 5 eurot ruutmeeter või on see hoopis 3 eurot ruutmeeter. Ja siis on üks ettepanek veel majanduskomisjonilt, millega siis on ettepanek tehtud, et anda vallavalitsusele õigus 12 kuu möödudes üüri piirmäär üle vaadata ja suurendada siis vastavalt tarbija hinnaindeksile piirmäära. Ja rohkem ei ole midagi rääkida, kui on küsimusi, siis vastan. Aitäh, Kelly. Austatud volikogu liikmed, kellel on küsimusi? Juhul kui küsimusi ei ole, siis tänan sulle, Kelly. Mida on rääkinud asjadest komisjonid? Kogukonna kultuurikomisjon, palun. Kogukonna kultuurikomisjon arutas ja kõik olid nõus sellega, et see piirmäär tuleb kehtestada. Aga nii nagu Kadi ütles, et vallavalitsused siis mulle sedust. Aitäh. Hariduskomisjon. Hariduskomisjon arutas ja toetab. Ja sotsiaalkomisjon. Sotsiaalkomisjon arutas, komisjonile kutsutud sotsiaalosakonna juhataja Anne, kes jagas siis selgitusi Kadi asemel ja meie lähtusime oma ettepanekus 4 eurot toimetulekutoetuse piirmääradest ja sotsiaalkomisjoni ettepanek on, et tõsta see piirmäär 4 euroni. Aitäh. Ja majanduskomisjon. Meie arutasime jõudsime arutada piirmääradest olla 5 eurot, et oleks suurem võimalus hinnale ja lisasime selle, et iga aasta võiks vallavalitsusele piirmäära suurendada tarbijate indeksi võrra. Aitäh. Kuivõrd seisab meil praegu hetkel eelnõus 2 piirmäära numbrit. Üks neist siis 4 eurot eluruumi igalt ruutmeetrilt, mis siis sotsiaalkomisjoni ettepanekuna kirja on saanud, ja teiseks piirmääraks 5 eurot eluruumi igalt ruutmeetrilt siis majanduskomisjoni ettepanekuna. Oleks meil paslik siin koha peal hääletada siis kas 4 või 5. Austatud volikogu liikmed. Andke palun märku, kes on selle poolt, et piirmääraks oleks 4 eurot eluruumi igat ruutmeetrit. Tegemist on siis ülemise piirmääraga. 7 on koha peal poolt. Austatud volikogu liikmed, kes on selle poolt, et ülemiseks piirmääraks oleks 5 eurot.
8, 9, 10, 11, 12, 13. Aitäh, demokraatia on taas rääkinud. Ülemiseks piirmääraks jääb siis eelnõusse kirja 5 eurot eluruumi igalt ruutmeetril. Teise muudatusena on siis sisse viidud ka see, et kalavaritsusel on õigus 12 kuu möödudes piirmäär üle vaadata ja seda suurendada siis tarbijahinnaindeksist tulenevalt. Austatud volikogu liikmed, läheme eelnõu hääletuse juurde. Andke palun märku, kes on selle poolt, et eelnõu sellisel kujul koos sellise muudatustega vastu võtta. Andke palun märku. Koha peal on 19 poolt. Kes on vastu? Kes on erapooletu? Üks erapooletu. Üks on erapooletu. Ja Jaanus Rugi ei hääletanud. Otsus oli juurest vastu võetud. Liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on eelnõu hea hariduse fondi moodustamine ja fondist toetust andmise korra osas. Siin koha peal teeb ettekande vallavanem härra Jarno Laur, palun. Hea volikogu, ma usun, et see on üks loodetavasti üks suurema pikaajalise mõjuga eelnõusid, mida me siin arutame. Ja eriti hea meel on tegelikult selle üle, et see valdav algatus ja ka disain on pärit volikogu hariduskomisjoni, kes on selle nimel ka päris kõvasti tööd teinud. Ja see esimene eelnõu siis on teie ees. Esimene selles mõttes, et me oleme natukene nagu astumas tundmatul maal, et ega me ei tea, kuidas ta täpselt rakendub. Me ei ole kunagi seda varem proovinud. Ja selle tõttu ei ole garanteeritud, et see, mis on kirjas, jääb ka aastakümneteks samasuguseks, vaid pigem on see siiski selline läbi protsessi õppimise hetk, et kui see esimene õppeaasta saab mööda, siis on võimalik ilmselt teha mingeid järeldusi ja võib-olla ka vajadusel midagi muuta. Aga nüüd sellest eelnõust endast. Eelnõu eesmärk on siis luua valla eelarvesse üks eraldi kulurida, mis kannab siis nimetust hea hariduse fond ja mille suurus siis iga-aastaselt on volikogu määrata koos valla eelarve menetlusega. Mõnes mõttes on analoogia siis kaasava eelarveprotsessis olemas. Nüüd selle raha eesmärk on jaotatud siis nii-öelda 4 sihiks. Esiteks aidata kaasa haridusasutuste õppekavade täitmisele ja arendamisele. Teiseks aidata kaasa haridustöötajate professionaalsele arengule. Kolmandaks haridusasutuste ja erinevate huvigruppide vahelisele koostööle. Ning neljandaks toetada siis kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste põhigümnaasiumi või huvihariduse omandamist. Need on nagu 4 sellist põhilist sihti, milleks see rahastu saab kasutatud. Nüüd toetatavad tegevused on selle eelnõu paragrahvis 3 ilusti öeldud, need on klassi- ja kooliväline tegevus siis kooli õppekavas ette nähtud õppeainete omandamisel. Siis samamoodi teiseks haridusasutuse õppekavas ette nähtud õppeainete omandamise ja õpetamisega seotud ühisüritused, väljasõidud, õppereisid ja ühiskoolitused. Kolmandaks siis valdkondlikud konverentsid ja seminarid, nende korraldamine. Neljandaks siis erinevaid siis huvigruppe ühendavad tegevused
mis on vajalikud haridusasutuse õppe ja kasvatuse eesmärkide saavutamiseks. Ja viiendaks siis õppetöös häid ja väga häid tulemusi saavutanud õpilaste täiendavate õppetegevuste korraldamine. Olgu selleks siis ettevalmistus olümpiaadideks, konkurssideks, võistlusteks, meistriklassid või muu taoline. Ehk kogu selle tegevuse siis selline selgroog on ikkagi õppekavas ette nähtu nii-öelda parem omandamine. Nüüd iseenesest oleme üritanud teha selle määruses selliselt, et oleks võimalikult lihtne seda taotleda, lihtne aru anda ja oleks võimalik siis seda raha kulutada nii-öelda üpriski erinevateks asjadeks. Et nii on kasutusotstarbed, erinevate materjalide, vahendite kulud, transpordikulud, juhendajate ja korraldajate tasud ja muud vajalikud siis tegevuskulud. Iseenesest taotlejagi on jäänud üpriski avatuks see sihtrühm. Et selleks võib olla siis Tartu vallas tegutsev alus-, põhi-, kesk- või huviharidust andev haridusasutus või selles töötavad või õpivad õpetajad ja õpilased. Munitsipaalharidusasutus, siin on oluline ka veel öelda, et see on teie enda koolide, lasteaedade, ülikoolide asi. Ja juhul, kui nüüd see õpilane, kes taotleb, on alaealine, siis peab ta endaga kaasama ühe täisealise isiku, kes aitab tal nii-öelda vastutust kanda. Ja see on ka olnud oluline, et me annaks võimaluse õpilastele tulla oma ideedega välja. Nüüd toetatud on tegelikult ja eelistatud need taotlused, kus on koostöö. Ehk me eeldame, et saab esitada ka mitmekesi ja see tähendab ka siis seda, et meil on toetuse suurus erinev. Üksikute õpilaste, gruppide, rühmade või klasside puhul on see kuni 1000 eurot ja siis koostööprojektide puhul kuni 5000 eurot. Siin on üks muudatus, tekstis, mis tuleb hariduskomisjoni poolt, ehk et ei oleks alampiiri sellele koostööprojektile, et koostööprojekt võib olla ka 700 eurot. See on üpriski mõistlik igal juhul. Nüüd taotlusvoorud on 3 korda aastas, 1. oktoobril, 15. jaanuaril, nii nagu on hariduskomisjoni parandusettepanek, ja 1. aprillil. Ja nüüd esimesel aastal, ehk siis sellel aastal ei ole mitte 1. oktoobril, vaid rakendussättes on siis kirjas, et esimesel aastal esimene nii-öelda taotlemine on selle taotlusvoolu tähtaeg 1. november hoopis. Nüüd kogu see taotlemine käib läbis kokku, kus on siis elektrooniliselt tehtud võimalikuks nii taotluse esitamine, selle hindamine hindamiskomisjoni poolt, kui ka siis aruannete esitamine peaks olema nii lihtne, kui me oskame hetkel teha. Sest fakt on see, et igal juhul aruandlus peab olema. Ja ega ma ausalt öeldes omast arust rääkisin nüüd kõik olulise ära, et siin on tehnilisi asju omajagu, aga kui kaasettekandja või oskab täiendada, siis ma päriselt ka neid päris tehnilisi asju ei olegi suutnud endale selgeks teha, et oli initsiatiiv suuresti ka komisjoni osakonna. Aitäh, Palavana. Austatud liikmed, ja küsimusi. Ja palun. See küsimus, et ma ei kuulnud sotsiaalpedagoogidest, eripedagoogidest ja koolipsühholoogidest, et kas sealt on võimalus ka midagi sinna sellele seltskonnale anda või peaks olema eraldi reaalne veel sinna juurde lausa? No ütleme niimoodi, et mina saan aru, et taotlejad saab olla siis järgmised isikud, kas siis haridusasutus ise
või siis seal töötav või õppiv Tartu valla õpetaja ja õpilane. Sotsiaalpedagoog on pedagoog, õpetaja. Nii et sotsiaalpedagoogid saavad taotleda. Aga nüüd, kui on, ütleme, huvitegevusega tegemist, siis need on, kes on asutuse taotlus või on õpilane taotlus. Aitäh, väga hea täpsustus. Kellegi veel küsimusi? Juhul mitte, siis teeme osa lahti komisjonide osas, kuivõrd tegemist on hariduskomisjoni suursuguse algatusega, ehk nagu ka ettekandja ütles, kõige päevalisema mõjuga otsusega vähemasti tänasel volikogu istungil palun hariduskomisjoni. Jah, tõepoolest, kuna oleme fondi algatus on saanud hariduskomisjonist, et Tartu vald on väga palju investeerinud niinimetatud betooni ja ma arvan, et niisugune fond võiks olla väga hea algatus ja annab väga hea signaali haridustöötajatele ja kõigile õpilastele ja lastele. Et me suuname ka raha sinna, et me saame arendada igasuguseid muid tegevusi, mida asutused oma eelarvest vastu näiteks tänase päevani on saanud. Et vallavanem andis väga põhjaliku ettekande, et täna me tõesti ei tea, kuidas see käima läheb, aga me loodame, et see on millegi suure algus, et see ei ole lihtsalt üks väike mõttevalgatus siin. Et igal juhul, mis puudutab määrust, siis hariduskomisjon loomulikult toetab seda ja kõik. Aitäh! Tule kuulda, et määrus on selliselt, et idee algataja ehk siis hariduskomisjon seda omalt poolt igati toetab. Vaatame edasi, mida sotsiaalkomisjon arvab? Sotsiaalkomisjon arvab, et tegemist on ääretult mõistliku ettevõtmisega. Kuigi ma ei saa öelda seda, et ei tekkinud küsimusi. Me saime nendele küsimustele vastuseid. Ja me oleme väga põnevid, mis sellest projektist saab ja me väga loodame, et sellest saab hea asi pisikeste täiendustega jooksvalt. Ja sotsiaalkomisjoni sõnum oli see, et hariduskomisjon on teinud väga head tööd. Aitäh teile! Suurepärane! Tänud Karl! Kogukonna ja kultuurikomisjon. Ja kogukonna ja kultuurikomisjon tunnustab ka hariduskomisjoni tööd ja mõte on hea, algatus on hea. Komisjon täies koosseisus toetas seda mõtet ja elame igatepidi neile kaasa. Kui läheb hästi, siis võib-olla saab teistele valdkondadele edaspidistel aastatel nagu laiendada seda. Suurepärane, aitäh! Majanduskomisjon. Jaa. Toetame enne. Jaa, suurepärane. Sellisel juhul austatud volikogu. Mida muud siin öelda? Kui silmas pidades seda, et olud meie valla haridusasutustes võiksid selle otsuse toel või tulemusena oluliselt paremaks muutuda, siis napoleonlikud olud, ma loon neid igatahes. Austatud volikogu liikmed, kes on selle määruse liitumise poolt, andke palun märku. Kohapeal kõik poolt ja veebis ka poolt. Järgmine päevakorrapunkt. Tegemist otsuse eelnõuga ja vastuvälisõiguse kasutamisest loobumine. Käib siis
rannaste linnistust. Siin kohapeal ettekandjaks ka Martin Lemmoon. Palun. 2007. aastal kehtestati Tartu-Valla Lõunas detailplaneering, kuhu alale siis rannaste kinnistu jääb. Et hetkel on see rannaste kinnistu siis hoonestamata kinnistusele ja sihtotstarbeline maaga. Selle planeeringuga nähti ette siis selline suuremat sorti teekoridor, 40 detailida, põhitee ehituseks, mis kulgeks siis Raadi lennuväljalt, Raadi tänavat ja võtaks põhjateest, siis ühendaks linnaga, Raadi linnaga. Aga kahjuks see planeering jäigi sinna peale seisma, kuna et vahepealset alalt täis suured Riigimaa tükid leidis kaitsealused taimed ja moodustati hoopiski Raadi looduskaitseala sinna kohe selle rannaste kinnistu kõrvale. Ja see planeeringu lahendus siis rannaste kinnistus nägi ette selle transpordimaa väljakõikimise antud asukohas ja antud vabariikides ei ole põhjendatud enam selle ajal. Et antud kinnistu on siis nüüd üsna hiljuti on toimunud ostu-müügitehing ja kuna selle planeering on kehtiv ja planeeringus oli ette nähtud see avalik teekoridor, siis pöörduti valla poole ostu-eesõiguse küsimuses. Et kuna on toimunud omandi üleminek ja tekkinud uue kuuli taustainfos võib rääkida nii palju, et sinna on ettevalmistamisel siis suurema alale veidikene planeeringu konkurss, ehk et see alalahendus siis planeeritakse üle. Sellisel kujul nagu kehtiv detailplaneering seda lahendust asi jääb. Ja nüüd, kui see siis jõuab uue lahendini, siis on meil võimalus läbi nii-öelda juba arendatud kinnistute siis teekoridori tasuta lahendada. Austatud liikmed, ei ole küsimusi. Kui mitte, siis täna. Kuna mida on rääkinud komisjonid, planeerimiskomisjon, Martin, palun. Jah, et tavaolukorras, kui saaks vahele astuda ja maa omandamine on, siis võiks ju seda eelisvastuõigust kasutada, aga antud juhul kahjuks jäävad eelarvelised vahendid natukene lähedaks selle jaoks. Toetame aitäh. Ja majanduskomisjon. Majanduskomisjon toetab ka ühe tänukohad. Austatud volikogu, palun hääletama. Palun märku, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. Kohapeal kõik poolt ja veebis ka poolt. Aitäh, vastu erapooletuid ei olnud. Otsus on vastu võetud. Meie liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on nüüd järjekorras 5. tegemist otsuse eelnõuga vallavara omandamise osas nüüd siis Ealas asuvast paadidest. Palun, Tarmo. Terale külas baasiteel 3 maaüksuse omanik on siis pöördunud valla poole ja teinud ettepaneku anda see kinnistu vallale. Tegemist on transpordimaaga suurusega 4075 ruutmeetrit ja ettepanek on anda see vallale tasuta. Kuna baasiteed kasutab juurdepääsuks 6 majapidamist, siis on see igati mõistlik, et see tee valla omandisse võtta. Ja selle eelnõuga siis kaasnevad vallale kulud notarilepingu sõlmimise ja selle osas ja siis lisaks siis hiljem teehoolduse kulud. Et pikemalt ei rääkisi. Aitäh, Tarmo. Teile küsimusi? Kui seda kokku mitte, siis kuna meil on rääkinud komisjoni ja taas
arengu planeerimiskomisjon. komisjon toetab. aitäh, majanduskomisjon. suur tänu. austatud volikogu. asume hääletama. palun andke märku, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. kohapeal kõik poolt ja Reevis ka poolt. aitäh. otsus seega vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt, volituste andmine hanke korraldamiseks ja siin ettekandjaks vallavanem härra Jarno, palun. hea volikogu, et see on nüüd jälle üks selline päris oluline ettevõtmine ja loodetavasti ka õnnestub. selles mõttes, et tegu on siis ühe täiendava ühenduse, transpordiühenduse loomisega Tartu linna ja Tartu valla vahel. puudutab see siis Tartu valla poolt muuseumi tee pikendamist ja linna poolt Põhja puiestee pikendamist. nii et nad jõuavad omavahel kokku ja tekib täiendav nii-öelda nii auto kui kergliiklus võimalus. me oleme koos linnaga siiamaani teinud siis kahte asja. kõigepealt on viidud läbi projekteerimise hange ja see tee on ka ära projekteeritud. projekteerijaks on Tuule Kalu, Õnn. ja siin toimis olukord täpselt samamoodi nagu selle ehitushankegi puhul, et meie volitasime linna hanget läbi viima ja protsessi juhtima. ja ettepanek on ka täna samamoodi toimetada. teine asi, mis me oleme teinud linnaga koos, on, me oleme esitanud ühise taotluse siis toetuse saamiseks maakonna arengustrateegia elluviimise meetmest. ja seal on kokkulepe ja omavalitsusliidu juhatuse otsuse järgi siis sellele ühisprojektile ette nähtud 800 000 eurot, millele siis meie lisame omalt poolt eeldatavalt 800 000 eurot ja linn 800 000 eurot ehk siis 2,4 miljonit. Neid puudutavad siis 3. ja 4. ehitusetappi osas. Need on siis need lõigud, mis jäävad meie valla piiri või sellega vahetult siis piirnema muuseumi teel. nüüd linna ja peaks see hange siis välja minema nüüd. ehitus peaks toimuma aastal 2023 ja 2024 ehk et lõplik objekti valmimine on plaanitud aastal 2024. meie osa on plaanitud 23 aastas, see nii rahaliselt kui füüsiliselt. linnas on siis kaasneb tegelikult mitmeid ristmike ümberehitusi Põhjapuiestee, Sõpruspuiestee ja Puiestee tänava või Jaama tänava, siis Jaama tänava ringristmiku ehitused, need jäävad 2024. aastasse. Eelnõu ise on lihtne, anda Tartu linnale volitus ühishanke korraldamiseks. oleme täpsustanud siin vahepeal ka linnaga siis selle hanke nime ja see on siis Põhjapuiestee muuseumi tee ehitamise esimene osa. palume siis ka selliselt siis ka muuta seda punkti 1. esimene osa sellepärast, et mõned projekteeritud lahendused jäetakse hankest välja, et eeldatavat maksumust kontrollida. ja ega seal nagu muud ei olegi, jääb igaks juhuks siis nii-öelda tuleviku elluviimiseks. minu poolt praegu kõik. aitäh, Jarno. kellele küsimusi? Martin, palun. just küsiks sellesama paranduse ettepaneku kohta, et ehitamise esimene osa, et mis selle esimese osa sees siis on, et kas need etapid, 1, 2, 3, 4, need on seal kõik sees ja mis asi on siis võimalik teine osa? võimalik teine osa on ühe poole kergliiklustee, seal on mõlemale poolest ta on planeeritud siis kergliikluse võimalused
esialgu ehitame välja ühe poole ehk noh, kuna tegu on valdavalt ka ju esialgu veel alles tekkiva asustusega piirkonnaga või üldse asustusega piirkonnaga, siis see ja teine asi, ilmselt päris palju haljastust ja väikevahendeid jääb esialgu rajamata, kuna selle kalkulatsioonikohane kogu maksumus oli pea 1 000 000 eurot, et seda lihtsalt hetkel ei raja. Et need on, aga kõik jupid nii-öelda saavad rajatud. Ehk noh, täna saab ikkagi läbi. Kas kellelgi veel küsimusi? Juhul mitte, siis kuuleme, mida on arvanud asjast komisjoni ja Martin, palun planeerimiskomisjon, palun. Planeerimiskomisjonis arutasime viimasel parandusettepanekuta, aga sisu oli tegelikult, parandusettepaneku taust oli tegelikult laual, et seal võib olla siis kääre, aga komisjon toetab muidugi. Aitäh, ja majanduskomisjon? Majanduskomisjon toetab. Austatud volikogu, asume hääletama. Paneme ettepaneku, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. Koha peal on kõik poolt. Ja Jaanus Sobi hääletada lahkusistungit. Poolt vastu erapooletuid ei olnud. Otsus on vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt, järjekorras 7. Informatsioon, kohapeal olevatud küsimused, vaba arutelu. Siin koha peal teeksin mina algust ja vaataks koos teiega kalendrisse. Nimelt oktoobrikuu volikogu istung võiks aset leida minu kalendri järgi 19. Kui teie näete samasugust vaadet, siis läksime selle täpselt niimoodi kirja. Aeg ikka 16.00, toimumiskoht täpsustatud siis kutses. Paar küsimus. Minul on küsimus seoses Kuulmäiga. Kas meie rahva, meie valla inimestele on tulevikus võimalus hääletada? Pool veesekundel inimestele tähendab, mis puudutab Kuulmani teemat, siis mina ei ole üleüldse väga kindel, kas tänaseks on nüüd rahvahääletuse tulemused ka lõplikult kinnitatud. Ei ole. Et kui ma viimati vaatasin, siis oli tegemist veel kinnitamata andmetega. Ehk siis olukorras, kus ka minu käest on seda küsitud, et noh, mis nüüd ikkagi edasi saab. On seda teinud ajakirjanikud, on seda teinud vallakodanikud, siis täna on sündmustest veel vana ette tormata, kuivõrd hääletuse tulemused on kinnitamata. Protseduuriline reeglist iseenesest seda ette ei näe, et Tartu valla elanike seas küsimus läbi viiakse. Kuivõrd järgmises siis etapis peaks oma otsuse nüüd lähtuvalt siis rahvapüsikust Kuulmani piirkonnas arvesse võttes tegema siis Põltsamaa vallavolikogu. Ning seejärel tuleb otsuse langetamise järjekord siis meie Tartu vallavolikogu kätte. Lõppsõna ütleb rahandusminister. Tulemused, esialgsed tulemused on tegelikult graafiliselt seina peal. Et siis Pikknurme võib jääda
komisjon äkki võtab selle siis ennast lahti, kui ei ole teada, mis osad siis nii-öelda sealpoolne volikogu on nõus soov üle anda, et siis me peame uuesti jah, absoluutselt. No, tegelikkuses on plaan ikkagi niisugune, et kui rahvahääletuse tulemused on kinnitatud, siis kindlasti ettevalmistav komisjon teeb koosoleku ja ka ühiskoosoleku kindlasti siis Põltsamaa vallavolikogu siis saarvõimalise komisjoniga, et nüüd täpsustada neid olusid, mis rahvahääletuse tulemusel on selgeks saanud ning otse loomulikult selle jaoks, et aru saada jällegi taas sellest võimalikust mõjust või liikumise võimalikust mõjust siis meie eelarvele, meie eelarvete strateegiale. Otse loomulikult siis hakkab komisjon koostöös finantsjuhtidega üle vaatama taaskord Exceli. See on ilmselt. Meil oli volikogus tõesti ekstra komisjon selle jaoks loodud, et mis see komisjon siiani teinud on ja kuhu välja jõudnud, et midagi tohutu komisjon. Vastus on otse loomulikult jaa. Samamoodi ka see läbiviinud rahvahääletus ja selle toimumine on aset leidnud just nimelt selle komisjoni töö ühe viljana. Ja nii-öelda küll siis mitte küsitluse läbiviijana, aga toetavad tegevused meie komisjoni poolt on olnud need, mis on selle küsitluseni siis viinud. Nii, Urvan teemal veel kellegi küsimused, kuigi on siin koha peal jutuks tulnud. Siis meie ei hakka ise hääletama, et me ei taha võtta. Rahvahääletusel on mõte. Täna plaani ei ole. Ei, täna sellist plaani ei ole, kuivõrd seadus ei näe seda ühtepidi ette ja teisalt jah, lõppkokkuvõttes saab see tõenäoliselt olema meie valla vaates seesugune otsus, mille langetab tõesti volikogu oma kõikvõimsuses. Kui see sinna on peaks jõudma. Küsiks veel kuulma. Aga ole. Et täna ei ole veel arvestanud oma eelarvestrateegiasse neid numbreid sisse, jah. Et kui, kas me teoreetiliselt ka oleme korraks läbi arvutanud, et kas ta mõjutab meid, mis ta oleme, et ta vist ei vii neid numbreid negatiivse poole peale. Tähendab, need numbrid on, võin öelda, jällegi alles. Täpselt, need numbrid on läbi töötatud ja nii nagu ka ennist ütlesin, numbrid on alati õiged. Numbrid on alati õiged, aga nende juures tuleb silmas pidada seda, et nad on õiged mingisugusel konkreetsel ajahetkel. Et kevadel sai tõepoolest niisugune rehkendus üritusse kantud, ehk siis Excelisse sisse kantud ja sellel hetkel tundus, et midagi justkui katki ei lähe, võitjaid kaotajaid sisuliselt välja ei joonistunud. Mis näitab pilti täna, on väga parajalt. Ma jätkan, tundub, et see läks just paremaks. Küsimus, et Puurmani inimestelt on nüüd küsitud ja on välja joonistunud selgelt, et Pikknurme rahvas, ütleme, pool ja pool, et pigem ei tahaks, aga seal on ka neid, kes tahavad.
kas meie Tartu volikogu hääletab, kui me jõuame nii kaugele, kas me hääletame selle üle, kas võtta kogu vana Puurmani territoorium endaga ühinema või ikkagi see Pikknurme jääb välja. Kui suur on tõenäosus, et see Pikknurme see ei hääl? Noh, et kas ta nüüd teeb, et sõita üle sellest ei häälest ja öelda ikkagi, et kui me võtame kõik koos. Aitäh, Karmen. See on hästi ambitsioonikas ja väga selline väga suurejooneliselt püstitatud hüpotees. Ja ma tahaks väga lubada, et Tartu vallavolikogu oma kõikvõimsuses oleks ka niisuguseks lükkeks võimeline, et siiski natukene varasündmustest ette tormata ja ma kaldun arvama, et see kõik saab võimatuks meie jaoks sellisel kombel hääletada või valikuid teha pelgalt selle jaoks, et meile tuleb siiski, kui tuleb ühel hetkel mingisuguse konkreetse sõnastusega siis otsus. Ja kuivõrd me selle otsuse eelnõu sõnastamisel osaleda saame, siis ma kahtlen, et meil osutub võimaluseks. Seega Põltsamaa ütleb meile, mida me saame otsustada. Et ühesõnaga, kui seal vahel oleks olnud mingi suvaline ei-laik, kogu selle puupätuse vahel, siis oleks olnud suur tõenäosus, et see suvaline ei-laik oleks ka saanud Põltsamaa välja. Ja seal pool on ka mõtlevad. Me võime selle üle spekuleerida, aga hetkel ikkagi tuleme tagasi selle juurde, et tegemist on veel mitte ametlike tulemustega. Aga mis puutub tuleviku ennustamisse, siis ma usun, et see läheb pigem niimoodi, et meil on üks küllaltki kindel otsuse eelnõu lihtsalt ees. Kes soovib, saab raadioga valida? Kes soovib, saab raadioga valida Pikknurmelt, kes väga palju Tartu vallas elab? See on jah, absoluutselt alati võimalik, et ärme praegu veel hakka seda vast välja ütlema. Ootame ära, mis aeg toob täpselt. Palun. Kui see Puurmani peale poole, siis võtame suuremad ette, et mis seis meil Ukrainatega on, meil on meil pagulastega. Talv on tulemas, kas meil on näha meile juurde tulemas? Kellel on täpsemad andmed, neil on pigem vastupidine trend, et neid on vähenemas. Vähemalt kuni täna hommikuni oli niimoodi, et meil on ukrainlaste numbrid väiksemad iga päevaga erinevatel põhjustel. Et minnakse tagasi Ukrainasse, minnakse Tartu või Tallinna linna ja põhiasi muidugi, milles veel kõige suurem muutus seisab ees, on Raadimõisa telelepingu lõppemine. Ja see tähendab seda, et sellest, ütleme, me oleme rääkinud siin muidu meil ikkagi mingisugust 200 või 190 inimesest, siis peale seda ilmselt räägime 100-st. Et pigem väheneb. Siin koolikohustuse täitmise kontroll tegelikult tõi päris palju välja neid, et on mindud ära. Ja päris palju näiteks Ukraina õpetajaid on saanud oma tööandjalt, koolidelt konkreetse pöördumise, et kas tööleping öeldakse üles või tullakse tagasi õpetama. Mitmed neist meie vallas elanud inimesest on läinud selle võttuga tagasi. Praegu on jah, selline kahanemissuunas. Jätkuküsimuse samal teemal, et mis plaan nende 100-ga siis on, kas on neil mingi konkreetne koht, kuhu nad saavad minna? Meil ei olegi üldse meil seda muret ei ole selles mõttes, et meie mure on pigem praegu see circa vist tosin leibkonda, kes on meil Tabiveres. Sest kui me Tabivere lasteaia reki hanke õnnestub, siis me peame nad sealt välja kolima.
need, kes on Raadimõisa hotellis, need on omale elukoha leidnud või leiavad, aga valdav osa nendest tegelikult on niikuinii olnud ise hakkama saavad inimesed. Et praegu mina saan aru nii, et meil ei ole väga suurt muret, et see inimene, kes meil on ajutiselt tööl siin aasta lõpuni korraldaja, ta tegeleb igaühega nagu personaalselt ja ütleks vähe. Kui palju neid meil lapsi meie koolis on ja meie lasteaedades? Päris täpselt jään vastuse võlgu koolide koha pealt, oskan öelda nii palju, et üldse ei ole Lähtel ja Maarjas. Tabiveres on paar. Tabiveres on 7, Laevas on 7 ja Kõrvekülas on 4-5. Et noh, ei ole jah väga suure numbri. Aitäh! Veel teemaid? Kui mitte, siis on järg Aune käes nagu erakonna kohaselt. Ja, et kui rõõmsalt lõpetada, siis 2 volikogu liiget on sündinud septembris. Meie hea spordikooli direktor ja väga tuttav volikogu liige. Ja tegelikult on Marehil ka tulemas sünnipäev, aga Mareh täna ei ole. Et kas keegi kohtub Marehiga? Marehil on täna töö juures väga kiire aeg. Ahah. Okei. Nii, ja siis tegelikult kingituseks on seekord 2 ühes kommid ja täiega on selle ära teeninud meie vallavanem, sest temal oli ka sünnipäev. Nii et palju õnne! Autoga koju ei saa. Septembris ei söö. Keeb oktoobri noorta. Niisiis. Viinakuul. Shakespeare'ilikult. Ma arvan, et kõikide sünnipäeva lastel tulevad maksud ainult naerust ja rõõmust. Daamid ja härrased, istung on töötanud.